Tere! Tutvustan teile täna jälle mitmeid raamatuid, mida ma siis hiljaaegu lugenud olen. Ja alustangi kohe esimesest, küllalt selline paks ja mahukas raamat. Autor on Kuang Katabaas. Ja kes tahab lugeda nüüd inglise keeles või kuulata inglise keeles, siis see on Tallinna raamatukogud.overdrive.com olemas nii e-raamatuna kui audioraamatuna. Hetkel vist oli küll kõik väljas, aga kes soovib, saab sinna ennast järjekorda panna. Ja igatahes see raamat on siis fantaasiaraamat ja räägib siis noorest sellisest tudengist, Alice Law, ta õpib Cambridge'i ülikoolis analüütilist maagiat. Et selline õppeaine on siis seal ja siis ta õpib seda. Ja tal on natukene lõpetamisest puudu, kui siis ootamatult sureb tema see juhendaja. Et seal lahatakse ka neid põhjuseid, miks see juhendaja sureb. Ja selle surija hing siis läheb põrgusse. Aga Alice'el on vaja, et tema juhendaja oleks elus, et ta saaks oma selle töö ära lõpetada. Ja nii ta siis uurib põrgu kohta, et talle sinna põrgusse järgi minna ja siis nii-öelda tuua elavate maale tagasi. Tal on juba kõik valmis sätitud, ta hakkab põrgusse minema, kui ootamatult segab tema kolleeg ja siis konkurent Peter Murdoch. Ja Peter ütleb, et tuleb temaga kaasa, sest ka tal on juhendajat vaja. Et kahekesi nagu ei saa eriti hästi läbi ja Alice tegelikult ei taha, et ta kaasa tuleks, aga siiski koos nad sinna lähevad. Nad on mõlemad teinud korralikku uurimustööd põrgu kohta, milline see peaks välja nägema, nad on lugenud erinevat kirjandust, filosoofilisi tekste, aga tegelikult on põrgu siiski natuke teistsugune, kui nad kujutasid. Seal on hästi palju ohtusid, hästi palju lõkse. Nad ei pruugi sealt üldse eluga pääseda. Ja siin on siis vaheldumisi peatükid on sellest, kuidas nad seal põrgus viibivad, mis ohte nad seal trotsivad, kuidas nad siis seal liiguvad, et oma see juhendaja seal üles leida. Ja siis vaheldumisi on peatükid ka nendest lapsepõlvest, sellest õpingust seal Cambridge'i ülikoolis. Et ta ei ole selline tempokas fantaasiaraamat. Et ta on pigem selline filosoofiline, siin on hästi palju sellist filosoofilisi viiteid, filosoofilist juttu, et Dantele on viiteid ja igast teistele sellistele raamatutele, kes on kirjutanud ja autoritele, kes on kirjutanud põrgust midagi. Et neil on siin hästi palju vihjatud, aga samas on see siin lugu ka nende kahe tegelase elust. Et kust nad tulevad, kuidas nad edasi arenevad ja mis nad siis sealt põrguskäigu kohta õpivad. Et selline natuke aeglasema kulgemisega fantaasiaraamat, et ei ole selline, et kõik läheb hästi kiiresti. Et muidu võiks ju minna, aga auto tõmbab just nende vahepeatükkidega seda tempot maha. Et selline hästi mahukas ja omapärane teos. Et tegelased on hästi sellised huvitavad, mitmepalgelised, seal on hästi palju erinevaid hingi kohtamata seal põrgus ja samuti on siin üks äge kass. Nii et kindlasti soovitan lugeda, kes on fantaasiakirjanduse austaja. Ja järgmine on mul natuke teisest teemast. On selline Põhjamaade krimka Jan-Erik Fjell Pime maja. Et see on siis Anton Brekke sarja teine raamat, mis on eesti keeles ilmunud. Et päriselt ta on vist kusagil seal 5 või 6. Et alustati sarja tõlkimist keskelt, aga lugemist see ei takista. Üks äärmiselt põnev raamat minu jaoks. Ma lugesin seda poole ööni, et enne ei saanud käest ära panna, kui sain teada, millega lõpeb. Ühesõnaga, kõigepealt siin 1991. aastal on tapetud üks
noor tüdruk, Malin, kes oli siis 17-aastane ja tema mõrvar tabati, pandi pikaks ajaks vangi, aga nüüd on siis see, kes seda juhtumit uuris, on jäänud pensionile ja ta millegipärast nagu plaanib ühes podcastis teha selle juhtumi kohta ühe paljastuse. Mis paljastus see täpsemalt on, seda teada ei saagi, sest enne see uurija sureb. Et kohalik politsei sellest surmast midagi kahtlast ei leia, et ta kukkus lihtsalt oma paadilt merre ja arvatakse, et see on siis alkoholi tõttu, sest kui ta pensionile jäi, siis tema see alkoholi probleem süvenes. Ja see endine uurija Harald oli siis alguses ka Anton Brekke ülemus, et tegelikult Anton Brekke oli esimene uurija sellel sündmuskohal, aga kuna ta oli alles noor algaja politseinik, siis tema seda juhtumit uuris, aga ta ei olnud seal nagu peamine uurija. Ja tema vaatab siis ka selle Haraldi surma üle, ei leia ka midagi kahtlast. Seni, kuni ta saab teada, et Harald kavatses mingisugust paljastust selle juhtumi kohta. Ja siis Anton hakkab ise seda juhtumit teise pilguga vaatama. Et alguses talle tundub, et kõik sai ikkagi õigesti tehtud, et õige süüdlane sai trellide taha, aga nüüd ta vaatab selle juhtumi teise pilguga üle. Ja see, kes vangi mõisteti, on nüüd muidugi juba ammu vaba ja on oma sinna kodukohta tagasi läinud. Ja siin on teine liin ka, on üks nooruke poetöötaja Emily, kellele tundub, et teda jälgitakse. Ja tal on tõendid ka selle kohta olemas, nii et ta pöördub politseisse. Et selline tõesti hästi pingeline ja põnev raamat, et mis siis juhtus selle noore tüdrukuga 1991. aastal ja siis see Emily liin ka siin. Et selline hästi kaasahaarav raamat, kus põnevus säilib peaaegu lõpuni. Või tegelikult säilibki lõpuni. Et siin selle ühe liini lõpetamine on küll selline, mis mulle eriti ei meeldi, aga ma ei saa autoril ka midagi ette heita, et selline hästi põnev ja selline sünge raamat muidugi nagu Põhjamaade krimile kohane. Ja järgmine on ka tegelikult küllalt sünge, aga samas ka helge lugu kohati, pigem siiski sünge. Aga see on siis Trude Teige, kui vanaema tantsis vihmas. Ja kes saab saksa keelest aru, siis see on Overdrive'is saksakeelsena kuulatav. Ja see on siis ühe perekonna lugu. Üks noor naine siis nii-öelda põgeneb või läheb oma vanaema endisesse majja, et vanaema on juba surnud, et nüüd on tema ema ka surnud ja ta lähebki sinna majja nende asju nii-öelda kokku pakkima ja enda elu üle siis järele mõtlema, et mida ta järgmiseks teeb. Et seal neid asju kokku pakkides ja koristades avastab ta vanaema asjade hulgast ühe saksa sõduri foto. Ja teda hakkab huvitama, et miks on tema vanaema asjade hulgas saksa sõduri foto. Et ta ise ja tema perekond on norralased, et miks vanaema asjade hulgas selline asi on. Ja siis ta jõuab seda uurides käia ka Saksamaal ja paralleelselt see teine lugu ongi tema vanaema Tekla lugu, kus siis tegevus toimub teise maailmasõja ajal. Tekla on hästi noor tüdruk too hetk ja ta armub Saksa sõdurisse. Ja muidugi Norras ei suhtutud sellesse sugugi hästi.
teadagi, mis põhjustel. Ja lõpuks, kui see maailmasõda hakkab läbi saama, et sakslased Norrast lahkuvad, siis Tekla läheb noormehega kaasa. Ja see, mis ta kogeb seal Saksamaal, on päris õudne. Ja sellest siin see lugu räägibki ja räägibki siis ka selle perekonna suhetest, nii-öelda Tekla suhetest oma tütrega, selle tütre suhetest oma tütrega. Et selline, kuidas üks mineviku otsus mõjutab siis ka järgnevaid põlvkondi. Et selline hästi kuidagi valus lugemine oli kohati, aga samas oli siin ka ilusaid hetki. Et selline hästi hingeminev raamat, et ma kindlasti soovitan lugeda teistel ka. Ja järgmine on mul natuke omamoodi raamat, on Alison Esbach Pulmarahvas. Et siin on ka peategelaseks 2 naist ja kes tahavad inglise keeles kuulata või lugeda, siis see on ka Overdrive'is olemas, aga antud hetkel ka oli vist välja laenatud. Aga jällegi saate järjekorda panna. Igatahes on siin üks peategelastest Phoebe, kes on siis hiljuti lahutanud. Tal elu on üldse praegu madal punktis. Tema lemmikloom sureb ära. Tal tööl ei lähe kõik hästi. Ja nii on ta otsustanud oma elu lõpetada. Ja selleks ta broneerib toa ühte uhkesse Cornwalli sellisesse hotelli. Ja siis ta saabubki sinna niimoodi, et ta ei võta üldse pagasit kaasa, läheb sinna uhke kleidiga. Ja see hotell jäi talle juhuslikult silma mingi aeg tagasi, et ta plaanis sinna abikaasaga minna, aga siis tulid teised sündmused vahele ja nii, et ta ei jõudnudki sinna. Ja nüüd ta otsustab, et see on just see õige koht, kus siis enda elu lõpetada. Ja ta saabub sinna hotelli, aga seal samas hotellis on parajasti reserveeritud on ta pulmakülalistele. Et seal on planeeritud 6 päeva erinevaid sündmuseid, pidustusi ja siis need kulmineeruvad pulmadega. Ja abiellub siis noor naine Laila, kes siis on väga palju vaeva näinud, väga palju raha kulutanud, et see hotell pulmadeks broneerida. Ja ta kuidagi juhuslikult saab teada, mida Phoebe planeerib. Ja see ei sobi kuidagi tema plaanidega. Et 2 naist hakkavad omavahel suhtlema, Laila püüab Phoebet ära rääkida, et ära tee seda sellel ajal, kui tal need pulmapidustused on. Et mis sellest siis edasi saab, seda saate lugeda juba siit raamatust. Et selline alguses lugedes tundus küllalt selline sünge ja masendav. Mingi hetkel see tunne läks üle ja siis ta läks selliseks natuke liiga roosamannaks võib-olla. Aga samas oli siiski huvitav lugeda, et mis nendest tegelastest siis saab. Et selline omamoodi raamat. Ja järgmine on ka selline perekonnalugu. On Catherine Pankol Krokodillide kollased silmad. Ja siin on nüüd hästi palju tegelasi. Et tõesti ootamatult palju. Ta on tegelikult küllalt mahukas ka. Ja siis tõesti perekonnalugu, sellepärast võib-olla neid tegelasi ongi nii palju. Ja üheks peategelaseks on siin Josephine, kes on 2 lapse ema, abielus, natuke üle 40 aasta vana või umbes see kanti. Ja ta ühel hetkel avastab, et tema abikaasal on armuke. Ja ta lööb mehe majast välja ja siis ta mõtleb, et kuidas nagu eluga hakkama saada. Et see mees lõpuks otsustab selle armukesega minna Aafrikasse krokodille kasvatama.
ja Josephine jääb lastega maha. Ja siis ta püüab nagu leida viise, kuidas elatada ennast ja oma tütreid. Samas ei olnud tal olukord enne ka parem, sest mees oli töötu ja ega ta eriti uut tööd ei otsinud ka. Ja Josephine peab mitut erinevat tööd. Ta lapsed oli vist 13, Zoe oli 13 ja Hortense oli siis minu meelest 16. Igatahes selline teismeline. Ja see teismeline on väga kindlate vaadetega, ta teab, mida ta tulevikult tahab. Ta ei salli vaesust, sellepärast ta ka oma emaga eriti läbi ei. Ta imetleb oma vanaema ja tädi Iirist, sest nemad on sellised glamuursed seltskonnadaamid ja neil on ka vara. Ja see tädi Iiris on siis Josephine'i õde, kes on tõesti siis selline glamuurne seltskonnadaam ja kogemata ta lobiseb ühele kirjastajale, et ta kirjutab raamatut keskajast. Muidugi see Iiris ei tea keskajast mitte midagi, veel vähem raamatu kirjutamisest. Ja nii ta pöördubki siis oma õe poole, et see kirjutaks selle raamatu valmis. Niimoodi, et kaanele läheks Iirise nimi ja au ja kuulsus kuuluks Iirisele, aga raha läheks siis kõik Josephine'ile. Ja kuna Josephine'i seis on selline, nagu ta on, siis ta võtab selle pakkumise vastu. Ja see raamat saab ootamatult bestselleriks ja Josephine'il on nagu natuke kurb näha, et nii-öelda tema lapsukese eest saab siis au tegelikult keegi teine. Et see on siis üks liin siin, aga siin on veel mitu liini, siin on tema see kasuvanaisa, siis on erinevad, ta on üks sõbranna siin, et siin on hästi sellised mitmeid liine ja hästi omapärane oli seda lugeda. Et lugedes mulle tulid silma ette prantsuse komöödiad, et siin on tegelikult nalja päris omajagu, aga samamoodi on siin ka seda traagikat, et selline ka ilus ja valus nagu ühe korraga, aga selline kaasahaarav ja mõtlema panev teos, et tegelased on siin ka päris mitmed on siin nii tohutult enesekesksed, et paneb imestama ja selle Josephine'i areng raamatu jooksul mulle ka väga meeldis, et igatahes hästi selline kaasahaarav ja vaimukas raamat ka, et selline mõnus lugemine, et kindlasti soovitan lugeda. Siis järgmine on mul ühe Islandi kirjaniku krimka, värskelt ilmunud Eva Björg Aikstrottiri Julmad poisid. Et see on siis keelatud Islandi sarja 5. raamat, et saab lugeda ka täiesti eraldi, et need juhtumid on täiesti erinevad igas osas ja siin ei ole seda perekonnalugu ka nii esiplaanil, et segaks lugemist, et ei saaks aru. Ja siin on siis selleks uurijaks Elma, kes on siis just naasnud tööle emapuhkuselt, kui tema lauale potsatab juhtum mõrvaga. Et nimelt on tapetud üks mees sellises puhkemaade rajoonis, jõhkralt teda on mitu korda pussitatud. Ja Elma siis asub uurima seda juhtumit. Seal mõrvapaigas on üks kummaline kiri seinale kirjutatud, et kas see oli seal enne mõrva või see on mõrvaga seotud. Siis selgub, et selle tapetud mehega koos oli üks noor naine, kes on kadunud, aga kas ta on kadunud sellepärast, et ta on ohver või ta on ise tapja. Ka see on ebaselge. Samal ajal on Elma ja tütrega kodus siis isa Saivar, kes on ka samas politseijaoskonnas töötab. Ja nad on just kolinud uude koju
ja mees on siis koos tütrega ja pakib lahti nende viimaseid asju veel. Ja siis ta leiab eelmiste omanike ühe kasti, kus on sees ühe poisi kooli asjad ja üks päevik. Ja siis ta loeb seda päevikut ja siis talle tundub, et võib-olla on see seotud ka Elma juhtumiga. Aga see tundub nagu nii nõrk side, et ta ei tee sellest nagu, ta mainib seda küll, aga väga nagu kahtlev on alguses. Ja see mõrv toimus sellise eraldatud kohas, tunnistajaid kedagi ei ole, keegi ei näinud, ei kuulnud midagi. Aga paraku sellele mõrvale järgneb peagi ka teine. Ja nii ta uurib siis koos oma meeskonnaga neid mõrvu. Ja selline tõesti hästi põnev, aga samas sünge. Minu meelest on Islandi krimkadel selline omapärane aura, et nad on mõnikord veel süngemad kui need Norra ja Rootsi omad. Ja siin on ka hästi selline sünge ja lootusetuse tunne on nende inimeste eludes ja hästi palju ka vägivalda. Lisaks muidugi sellel mõrvale on hästi palju koduvägivalda nende tegelaste eludes ja üks mineviku otsus siis mõjutab tänapäeva sellisel traagilisel moel. Et selline põnev, kaasahaarav krimka. Et selline, kes on eelnevaid osi lugenud, siis kindlasti soovitan ja soovitan teistel ka tutvuda. Ja nüüd viimane on Fredrik Backman, Minu sõbrad. Ja see raamat on samuti Overdrive'is nii e-raamatu kui audioraamatuna inglise keeles olemas. Et hetkel oli vist ka jälle väljas, aga saate panna järjekorda. Ja selle romaani sündmused saavad alguse ühest maalist. Et selle maali nimi oli vist See merepilt, hästi kuulus maal. Ja see maal mõjutab hästi palju noore tüdruku 18-aastase Luisa elu. Ja Luisa ise ka joonistab hästi palju ja ta on seda maali pidevalt vaadanud ja inimesed peavad seda nagu pealkirigi ütleb, meremaaliks. Aga nad ei pane justkui tähele, et tegelikult seal meremaali peal on ka 3 sellist inimkuju, sellist poissi ja Luisat häirib see, et inimesed näevad ainult nagu merd, aga ei näe neid inimesi seal pildil. Ja ta on lummatud sellest maalist ja ühel hetkel see maal tuuakse tema kodulinna näitusele. Ja see on seal suur avamine ja siis ta murrab sinna sisse kuskilt akna kaudu, sest see on turvamehed ja ukse kaudu teda kindlasti ei lastaks, sest ta ei ole nii rikas ega peen. Ja tegelikult on ta praegu üldse kodutu, sest ta on kasvanud üles kasuperes ja kuna ta saab kohe 18 täis, siis ta põhimõtteliselt jooksis sealt ära. Ja ta murrab seda sinna sisse galeriisse, et seda maali näha ja sealt pealt hakkavad juhtuma igasugused asjad. Et ta kohtub erinevate inimestega, mis siis tema tulevikku väga palju mõjutavad ja kuidagi saab ta selle maali omanikuks, nagu legaalselt saab, mitte ta ei varasta seda. Ja ta on nagu täiesti hädas, et ta on kodutu, et mis ta teeb selle maaliga, et tal ei ole sellega midagi teha. Ja siis see kunstniku sõber otsustab teda aidata, et ta maha müüa tal see maal. Ja siis nad liiguvad rongiga sinna paika, kus need sündmused kõik aset leidsid. Et lugeja saabki paralleelselt teada Luisa elust ja siis selle sõpruskonna elust, et mis nendega juhtus, mis elu nad elasid või elavad.
ja selline hästi jutustatud lugu. Kes on enne Bachmannit lugenud, siis teavad, et ta on väga hea lugude jutustaja. Et ta juhib küll vahel lugeja valedele jälgedele, aga see on põnev, ta on huvitav, ta on kaasahaarav ja siin on hästi palju erinevaid emotsioone. Et palju seda korraga lugeda ei saa, et ta kuidagi muidu võib mõjuda väsitavalt, sest tõesti, ta on hästi emotsionaalne raamat. Siin on ka hästi palju jällegi vägivalla teemat sees ja kunst on ka siin oluline, et selline hästi mõnus lugemine selles mõttes, et ta haarab kaasa ja lihtsalt on selline vaimustav raamat. Et tõesti erinevaid emotsioone tekitab ja ta on ka humoorikas. Et muidugi see huumor siin on toimetulekumehhanism nendele lastele, kellel ei ole elus vedanud, et siis nad kasutavadki seda huumorit. Et selles mõttes on lugeda, on naljakas, aga samas on ka kurb. Et selline hästi hea raamat igal juhul soovitan lugeda. Aitäh, et kuulasite, vaatasite ja kaasa elasite.